lahti. Ja siit läheb otse edasi sõrmeni ja sõrme vahelt läbi sinna kaugemale. Et see tuli selline siis. Näete siin, et siin selle koha peal on 2 joont. Siia tuligi topeltjoon. Selle kohta ma pean uurima, mida see 2 topeltjoon tähendab. Aga siin on mitu joont lisaks tulnud. Algab ka mitmest joonest. Siit algusest peab mitut joont. Ehk siis südameliin on seotud emotsioonide ja suhtetega. Emotsioonid, see tähendab näiteks seda, et olen nagu väga tundlik, emotsionaalne, selline armastus või kohustus näiteks. Armastan küll oma lapsi ja oma peret ja siis olen kohustus nagu töö vastu. Tahan teha hästi palju tööd ja siis mõnikord tuleb selline tunne, et üks võidab teise, et tihtilugu teeb tööd rohkem. Ja siis nädala lõpus mõtlen, et oi, et peaks lastega aega veetma rohkem. Sügavamat empaatiat ja nagu tunded on mitmekihilised. Et alati, kui ma inimesi näen või kedagi näen, siis mul alati tuleb selline tunne, et peaks nagu rohkem rääkima ja kui ma räägin temaga, siis ma saan alati inimesed lahti avaneda, nagu inimesed hakkavad minuga rääkima asjadest, mida nad tahavad rääkida ja on südame peal või siis ise räägin hästi palju. Ma olen väga selline lihtne inimene, et ma tõsiselt räägin väga kergelt kõik ära, mis minu elu on algusest kuni lõpuni. Ja suhteelus on nagu valikute periood. Aga seda ma nagu ei ütleks. Minu elus on olnud nagu üks, kui mõelda meest, siis on üks mees on väga pikalt. Seda ma ei oska öelda. Kas võib-olla siis äkki sõbrannadest või kedagi ei oska öelda hetkel. See on mul kahe vähel. Ma olen valinud iseenda ja iseendaga olemise. Aga see on meil kõigil enda. Me oleme ise oma õnne sepad. Et see, mis siin on näha, see on üks tõlgendus sellest kõigest. Aga pane mulle kiri, tee pilt ja saada mulle ja ma räägin sulle, mis sinul on. Mis jooned. Kõikides joontes ma korraga ei räägi. Vali, mis joon sinule nagu kõnet pakub ja ma räägin sulle siis sellest joonest rohkem. Tšauka, käsi püsti juba valmis. Siin olidki need 3 pea.